Demograafilise ülemineku teooria väidab, et eri ühiskondade rahvastikud teevad pika aja jooksul läbi sarnaseid muutusi ja et muutub taastetüüp. Mis on taastetüüp? Taastetüüp on see, kuidas rahvastik taastub. Et kui palju inimesi sureb, kui palju sünnib, kui vana on keskmiselt inimene ja nii edasi. Ja seda jaotatakse 5 sammuks või etapiks. Tegelikult 5 on tärniga, sellepärast et seda ei ole veel kuskil juhtunud ja me tegelikult ei tea, mis see on või kas see üldse tuleb. Aga mis need on? Kõigepealt räägime sellest graafikust. Et siin on lillaga on sünnid, sinisega on surmad ja punasega on lihtsalt kogu rahvastik või siis rahvaarv. Ja siis telgedel on sünnid või surmad. Ma panen siia SND, et see on sünnid või surmad. Ja all on aeg. A-E-G. Nii, aga räägime siis esimesest etapist. Esimene etapp on traditsiooniline. Ja see on valdav siis erinevates agraarühiskondades. Selliseid riike praegu maailmas olemas ei ole. See võib olla mingitel inimestel, kes elavad kuskil näiteks vihmametsas, kes ei ole veel riik nii-öelda. Et sellistel inimestel võib olla selline taastetüüp, aga üldiselt ühtegi riiki, kus selline niimoodi toimub, ei ole. Mis siis siin toimub? Vaatame graafikut. Et siin on näha, et kui sünnid ja surmad on tasakaalus ja väga palju rahvaarv ka ei muutu. Et rahvaarv püsib suhteliselt madal ja suhteliselt stabiilne. Võib-olla see on mingi väikene juurdekasv, aga see on üldiselt väga stabiilne. Et siis sünnid ja surmad on tasakaalus. Sünnid ja surmad on tasakaalus. Ja juurdekasv väike või puudub. See on siis see traditsiooniline ja see on omane agraarühiskondadele. Agraarühiskonnad. Ja mis siin toimub ongi see, et on perekond saab näiteks väga palju lapsi, ütleme, et ta saab 8 last, aga suur osa nendest lastest sureb ära, sellepärast, et puudub näiteks toit, puudub näiteks puhas vesi või puudub arstiabi. Ehk siis hästi palju on noori inimesi, aga hästi paljud neist surevad enne täiskasvanu ikka jõudmist ja hästi palju on, või hästi vähe on siis vanu inimesi. Nii et kui on rahvastikupüramiid, siis see näeb, see tuli väga viltu nüüd, siis rahvastikupüramiid, vanu inimesi on väga raske on joonistada. Teen lihtsalt nii. Vanu inimesi on väga vähe ja noori inimesi on hästi palju. Et need peavad siin olema võrdsed. Nii naisi kui mehi on sama palju. Tegelikult naisi, isegi võib-olla vanemaid naisi on natuke vähem kui vanemaid mehi, sellepärast, et naised kipuvad sünnitades surema. Samas mehed selles ühiskonnatüübis kipuvad ka surema igast mingi muude asjade tõttu, mingi puu kukub pähe või midagi sellist. Okei. Nüüd läheme teise selle juurde. Ja nüüd siin hakkab toimuma üleminek. Nii et see on natuke segatust tekitav, et see on teine siin, aga tema nimi on esimene ülemineku etapp või ülemineku esimene etapp. Nii, ja mis siin juhtub? Siin on näha, et sünnid püsivad suhteliselt stabiilselt, lõpupoole hakkavad vähenema, aga surmad lähevad väga kiiresti alla. Ja siis rahvaarv tõuseb ka määratult päris kiiresti. Ehk siis, mis juhtub, on see, et suremus väheneb järjusult. Seda võivad põhjustada erinevad asjad, näiteks toit on kättesaadavam, näiteks leiutatakse mingi parem viis, kuidas põldu pidada või siis
näiteks Euroopas see juhtus 18. sajandi lõpul see periood või see etapp. Ja siis oli just siis oli tööstusrevolutsioon, üha rohkem inimesi sai normaalselt süüa, sellepärast et oli võimalik rohkem põldu pidada ja põldu sai pidada niimoodi, et vähem saaki ikaldus, samuti arstiabi muutub kättesaadavamaks, mis tähendab, et hästi palju lapsi ja pellu. Ehk siis sünnid püsivad suhteliselt stabiilsed. Sellepärast, et on endiselt traditsioon saada hästi palju lapsi ja samuti ei ole veel sellised rasestusvastased vahendid kättesaadavad. Et hästi palju lapsi sünnib, suur osa neist jääb ellu, järelikult rahvastik kasvab. Ja selle ma ikka ei suuda sirgelt joonistada, ma joonistan siis sellega. Ja selle rahvastikupüramiid, väga palju noori inimesi tuleb kiiresti juurde. Ja sellistes ühiskondades ongi sageli hästi palju noori inimesi, aga vanu inimesi on vähem, sellepärast et need nooremad inimesed lihtsalt neid tuleb nii palju peale, aga vanemad inimesed veel tulevad sellest nii-öelda traditsioonilisemast perioodist, kus neist paljud ei jäänud ellu. Ja ühtlasi neid vanemaid inimesi, nende lapsepõlvest neist jäi vähem ellu, nii et neid on praegu selles ühiskonnas siis vähem. Ja sellised ühiskonnad on tavaliselt erinevad näiteks arengumaad, mis on saanud kus on muutunud kättesaadavaks arstiabi, aga veel on traditsioonilised perekonnamudelid ja traditsioonilised üldse eluviisid levinud. Et kus peres võibki olla 8 last. Siis on 3. etapp, mis on siis teine ülemineku etapp. Nii, ja mis siin juhtub? Nüüd sünnid hakkavad langema, surmad jätkuvalt langevad ja rahvaarv endiselt tõuseb. Mis siin toimub, ongi see, et nüüd on jõudnud kätte aeg, kus inimesed saavad hakata saama vähem lapsi. Põhjused, miks nad hakkavad vähem lapsi saama, on näiteks see, et naiste roll ühiskonnas areneb, ehk siis naised hakkavad ka näiteks tööle minema ja ei taha enam saada 20-aastaselt lapsi, sest nad on 20-aastaselt hoopis ülikoolis või tööl. Lisaks sellele ka naiste positsioon ühiskonnas sageli sel ajal muutub, et naistelt ei oodata enam seda, et ta istubki 8 lapsega kuskil kodus, vaid ta võib teha, mis ta ise tahab. Ehk siis saadakse vähem lapsi. Saadakse vähem lapsi. Tavaliselt see on sellepärast, et naise olukord ühiskonnas paraneb ja samuti paraneb pereplaneerimine. Sellepärast, et rasedust ennetavad vahendid on kättesaadavad. Ja mis see tähendab, on see, et nüüd on lapsi enam ei sünni palju, aga eelmises põlvkonnas on väga palju lapsi sündinud, mis tähendab seda, et nüüd rahvastik hakkab vananema. Ehk siis vanemad inimesed, neid on päris palju, sellepärast, et nemad sündisid selle esimese ülemineku etapi jooksul. Aga nüüd nemad hakkavad ise vähem lapsi saama. Ehk siis ühiskond on niimoodi vananev. Et vanemaid inimesi on palju, lapsi nemad saavad vähem. Ja see on siis vananemine. Ja nüüd jõuame 4. juurde, mis on tänapäevane taastetüüp. Tänapäevane taastetüüp. Mis see on siis sisuliselt see, et saadakse suhteliselt, saadakse umbes sama palju lapsi, kui inimesi ka sureb. Ehk siis see rahvastikupüramiid näeb välja umbes nagu U-tähekujuline. Nii, proovin nüüd joonistada. Saadakse umbes sama palju lapsi, kui sureb.
ehk siis sureb inimesi, aga lapsi on sama palju, kui on eelmistes põlvkondades inimesi. Ja ehk siis surmad ja sünnid on tasakaalus. Näiteks Eesti on praegu selles etapis. Vaatame nüüd paari rahvastikupüramiidi ja otsustame, mis etapis nemad on. Kui me vaatame neid püramiide, siis esimene on Alžeeria. Ja siin me näeme, et on väga palju noori inimesi ja vanemaid inimesi on pigem suhteliselt vähe. Ehk siis just on saadud väga palju lapsi. Nii et mis see tähendab, on see, et me oleme esimeses ülemineku etapis. Ehk siis see on esimene ülemineku etapp. Siis vaatame Malaisiat. Eelmises põlvkonnas on väga palju lapsi sündinud, aga nemad saavad ise suhteliselt vähe lapsi, võrreldes sellega, kui palju neid ennast on. Nii et seda me saame öelda, et see on teine ülemineku etapp, sellepärast et saadakse vähem lapsi, aga samas neid inimesi, noori või need vanemad ise on suur osa ühiskonnast, ja nemad vananevad ja siis neil on vähe lapsi, nii et see on teine ülemineku etapp. Ja nüüd vaatame seda viimast, mis on Prantsusmaa. Ja siin me näeme, et sünde on suhteliselt sama palju olnud viimaste paarikümne aasta jooksul, aga inimesed vananevad päris, et need vanemad inimesed, neid on suhteliselt vähe. Et see on suhteliselt selline sirge graafik, nii et me saame öelda, et see on see tänapäevane taastetüüp. Ja see on demograafiline üleminek.